tundub, et oleme kõik valmis ja kui Lorentsi vile kõlab, siis sõidame ja vaatame, kuhu me siis ligemale 2 tunni üritan soojalt. Mõistagi soojalt riidesse panna ja soojalt seda mängu jälgida, kui Songisepa üles, väikene seinasööt ja Songisepp tormabki juba vastase värava poole ja kui Lagus oleks teinud natukene aeglasemad sammud, oleks ka selle pallini jõudnud, aga juba pealt välja ja nüüd on pahandus. Siis seisab 2 kaitse vahele söödu, jääb see pall ka talle lööb peale, aga Karjagin püüab, jäi ikkagi. Vaadata kella korra, ärme ikkagi vaatame Vainu lööki ja Karjagini tõrjet. Eks temalgi esiliiga, kas just väga kerge on, aga kergem kindlasti kui Premium-liiga ja siin Lorents annab 34. minutil Unitedile penalti. Hoitakse seal veel peast kinni. Vool ei suuda ära uskuda, et kuidas selline otsus, aga kukutati seal Beglarashvili. Tundub, et seal ei ole Tšandat, kes eelmises mängus penalti realiseeris. Frolov versus Karjagin ja United läheb 35. minutil juhtima. Ja kapten Frolov. Lähevad südame, et tundub, et Velko fännide suunas teele. Juhtima, kui penalti lööb sisse number 10 Andre Frolov. Ja ikkagi said külalised selle avavärava kirja ja said selle 10 minutit enne vasakuga tõstab karistusalasse, Kiivit jätkab, aga küljevõrku. Rünnakule suunduda, aga ei, võetakse pall ära. Mugra löögikoht on olemas, lööb ja oi-oi. Kovski ka tõstab häält küljejoone taga. Mõttus nüüd, lööb peale. Avavärava esimesel poolajal siis ikkagi aktiivselt otsiti teist, kui siin nüüd jälle Lagus. Jalg, mis justkui võiks olla värske, oli natukene külm ja nüüd Pava. Väledad jalad, lööb peale. Lagus tõrjub, äkki tekib veel üks intensiivsemaks, peaks mainima. Songisepp, äkki tekib üks löögikohake ka ja tekib Viigi värav 68. minutil. Varbab auk sinna võrku ja Viik on jalule seatud ja minnakse fännide ette ja fännide ka isegi tähistama. Ma arvan, et United peaks oma mängujoonist natukene muutma. Ei ole nad selle... Kui silmi petnud, siis Johannes Pedmanson ka, aga juba jälle Velko ründamas ja jälle Lagus pääst. Tiimil, kes teisel kolmveerand tunnil võib-olla ei ole nii aktiivne rünnakul. Mine tea, mis siis juhtub, kui siin ei vahele. Ja Lorents vilistab mängu lõppenuks. Oli ikkagi väga selline kaasahaarav, emotsionaalne liidrite lahing Unitedi ja Velko vahel lõppes 1-1 Viigiga. Nõmme Unitedi kaitse Karl Läänelaid täna 1-1 Viik Tartu Velkoga. Ma arvan, et kui mängu eel oleks küsinud, et kas jääte Viigiga rahule, siis ma arvan, sa ei oleks rahule jäänud, aga kuidas praegu emotsioonid on? Ikka pettumus, ma arvan, natukene, et tulime ikkagi võidu järgi, igat mängu lähme võitma siin, et plaan ikkagi Premium-liigasse tõusta ja peaks siin esiliigas nagu ikkagi võitma, aga ei, muidugi kiitused Velkole, et väga sisukalt mängivad ja tahavad võita. Esimene poolega oli ju teie poolt väga hea, mis teisel poolel juhtus? Väga palju enam rünnakule te ei läinudki? Ja tegime mingid taktikalised muudatused ilmselt, mis natukene võib-olla ei töödanud, aga ma ei oska öelda, ma pole mängu nagu kõrvalt näinud, aga samas ma arvan ka, et mängijad peavad endale nagu peeglisse vaatama, et see mentaalne pool, et juhid 1-0 ja et siis oli niisugune tunne, et mingid mängijad kaotasid kontsentratsiooni ja et läks natukene laadaks ära, et jah. Kui palju te sellele eelmisele mängule keskendusite, mille te aprillis Velkole kaotasite, kui palju see mäng tänasega erines? Kindlasti me kasutasime seda nagu motivaatorina, et me ei taha uuesti Velkole kaotada, sest ei olnud meeldiv tunne. Aga tahtsime näidata, et oleme arenenud nüüd nende mängudega, mis vahepeal olnud on. Suures plaanis oli tugev võitlus, ma arvan, et 1-1 on aus seis.
no üldse praegu tabelis olete liidrid, aga vahe Velkoga ei suurenenud, jäi samaks 4 punkti. Kuidas tunned, et on see praegu niisugune piisav vahe, et ennast enesekindlana tunda või ikkagi tunnete, et ollakse kannul teil praegu? Ütlen ausalt isiklikult üldse tabelisse ei vaata, et lähme igat mängu võitma ja üritame keskenduda enda esitusele, et üldse tabelit ei jälgi ja ei ole kuidagi eraldi motivaator see. No järgmine mäng Levadia Tuubliga, saate tagasi Männikule, saate muru peale. On selle üle ka mingisugune hea meel, et ei pea enam kunstmurul vähemalt kodumänge mängima? Jaa, kindlasti, et Männik on ikkagi meie kodu ja seal ma arvan, et on kõigil raskem kui sportlandil. Et tahame ja ootame väga seda esimest murumängu. Okei, aitäh sulle, Kaarel, edu! Ja Andre Songissepp ka Velko poolkaitsja. No täna sa võid isegi lähemale tulla. Täna 1-1 viik Nõmme Unitediga. No ma arvan, et natuke võib-olla jääb kripeldama teil, et hoog justkui soosis teid seal teisel poolajal. Väga palju olukordi tekkis teil, aga realiseerisite ainult ühe. Jah, eks mängupilti vaadates oleme küll veidike kurvad ilmselt selle peale, et viik tuli siit välja, et lootsime ikka võitu. Aga noh, eks mängupilt oli hea selles mõttes, et ma arvan, et kui niimoodi edasi lähme, siis järgmine kord tuleb kindlasti võit ja järgmistes mängudes ka loodame võita. No nii-öelda esimese omavahelise mängu te võitsite ehk justkui omavahelistes mängudes olete veel plussis, et suudate ikkagi päris palju peavalu Unitedile, kes on esiliiga liider, kes tahab Premium-liigasse tagasi jõuda peavalu valmistada. Jah, et ega liiga liidri vastu on alati rasked mängud olnud, kui me nendega veel niimoodi edaspidi ka jõuame nagu kaasas käia, punkte võtta neilt, siis loodetavasti oleme ise kunagi seal. No Viigi värava lõid sina, võib-olla räägi ka natukene, läksid seal ju varbaga lööma, et sulle suure üllatusena pall lõpetas laguse selja taga. Jah, eks ma olin ise natuke üllatunud, kui ma nägin, et see värav tuli, et ma läks seal puude natuke pikaks, siis ma mõtlesin, et midagi muud üle ei jää, et proovime varbaga ja siis tuli mängija eest ära ja nägin, et pall oli võrgus ja emotsioon oli hea. Kuidas selle fännide juures tähistada oli? Kodufännidel see on alati hea tähistada, et eriti kui neid siin nii palju on, siis see emotsioon ikka on vägev. Millega te üldse neid fänne meelitate? Noh, sel aastal kindlasti ju oma hea mänguga olete tabelis teised, aga miks inimesed käivad Velko mängudel? Olete võib-olla tiimisiseselt ka vahepeal mõelnud sellele? Ma arvan, et mängijad käivad vaatamas sellepärast, et Velko ongi niisugune kogukonna vunt ja meeldib vaadata jalgpalli, eriti kui mängime hästi, vahepeal mängime halvasti, aga noh, juhtub kõigil. No Läänelaid ütles, et tema väga palju tabelisse ei vaata, kui palju te üldse tabelit jälgite. Kui siin Viimsi nüüd peaks FC Tallinnat võitma, on nad teil päris kannul, et kuidas te tabelit vaatate? Ega ka nagu otseselt väga palju ei jälgimegi, et punkt haaval lähme ja vaatamegi, mis edasi tuleb lihtsalt. Aga siht on ikkagi lõpetada esikohal? Siht on lõpetada esikohal. No järgmisena Flora Tuubel, kui raske nende vastu mängida on? Floraga on alati olnud raske mängida, küll ei oska öelda miks, aga loodetavasti seekord õpime eelmistes mängudest ja teeme parema mängu.